Seda küsimust küsitakse minult sagedamini, kui ma seda soovin. Aga minu vastus on järgnev. Senikaua, kuni sa tahad nautida head vormi, head enesetunnet ja tugevat tervist, senikaua võiksid sa tervislikult toituda. Seega otsus on sinu. Ei juhtu midagi halba, kui sa teed nädalas ühe patupäeva. Aga kohe kindlasti ei juhtu midagi halba ka siis, kui sa ei tee seda patupäeva. Inimesed tahavad toiduga patustada, sellepärast nad arvavad, et tervislik toitumine pole neile sobiv, ehk siis see ei ole maitsev. Aga tegelikult on nii, et tervislik toit on hoopis see kõige maitsevam toit. Lihtsalt seda tuleb osata maitsvalt teha. Rääkides veel patustamisest, siis patustamine jaguneb tegelikult 2 kategooriasse. Ebatervislikud toidud ja liiga suured kogused. Ja kui sa patustama hakkad, siis vali üks nendest. Mõlemad teha on täiesti lollus ja võib tõesti rikkuda terve nädala pingutuse ära. Kuna patustamine on loomult halb tegu, siis halvast enesetundest sa kahjuks ei pääse. Ja miks? Sellepärast, et su keha karistab sind selle eest, et sa panid sinna midagi sellist, mis talle tegelikult ei meeldi. Sinu keha ei taha patustada, vaid sinu meeled tahavad patustada. Ja seda halba enesetunnet saad sa leevendada niimoodi, kui sa toiduga täiesti hullu ei pane. Mis siis sisuliselt tähendab seda, et sa sööd 3 saiakese asemel hoopis 1 saiakese. Ja siis on see tunne palju leebem. See on hea ja loomulik, et sa ennast halvasti tunned ja lausa vajalik, sest see halb enesetunne on justkui trahv. Ja kui sa trahvi ei saaks, siis sa ei saaks aru, et sa midagi valesti teed. Ja kui sa sellest aru ei saa, siis peagi leiaksid sa ennast väga suures ülekaalus ja tõenäoliselt jääksid ka haigeks. Patustamisest täielikult vabanema ei peagi, vaid tuleb seda teha lihtsalt minimaalselt. Patustamise vajadus väheneb siis, kui su toitumine on korras, ehk siis tervislik, maitsev ja õiges koguses. Siis polegi tegelikult vaja ju nii tihti patustada või mis? Minu toitumiskavast leiad sa 100 maitsvaid tervislikke endale õiges koguses retsepte, mis aitavad sul isud ära rahuldada ja püsida heas kehakaalus täpselt samamoodi. Seega liitu kohe. Tšau!